Et kas te tõesti kujutate ette, et peaminister või valitsus langetab otsuseid lähtudes kõhutundest? Me ju kõik tahame teadmistepõhist ühiskonda, teadmistepõhist majandust ja teadmiste omamine otsuste langetamisel on minu meelest hädavajalik, möödapääsmatu ja seetõttu me ka selle uuringu tellisime. Miks üldse tuli tahtmine tellida? Sellepärast, et Arstide Liidu esindaja väitis teleekraanil kogu Eesti rahvale, et tegelik arstide keskmine palk on 1200 eurot kuus. No see tundus nii uskumatuna, et otse loomulikult tekkisid kõhtlused ja kahtlused ja kolmapäeva õhtupoolikul möödunud nädalal jagasin neid kahtlusi ja seejärel otsustasime tellida uuringu Maksu- ja Tolliametilt. Ehk siis metoodika on kõigile lihtne ja lihtsalt arusaadav, on võetud arstikoodiga arstid, vaadatud nende üksikisiku tuludeklaratsioone, ilma et kellegi isikuandmeid oleks välja toodud. See on statistiline üldistus. Ja seejärel on leitud siis, kui palju arstid saavad palka, kui palju arstide tulu on olnud mingite aastate lõikes. Sinna tulu sisse on arvestatud nii palgatulu kui ka välismaal teenitud tulu. Välismaal teenitud tulu oli deklareerinud minu mälu järgi ainult 77 arsti puhul. Ja seal on sees ka dividenditulu. Seal sees on ka füüsilisest isikust ettevõtjana teenitud tulu. Nii et need, kes neid suuri palganumbreid või sissetulekunumbreid analüüsida võtavad, need kõik teavad seda, mis nendes numbrites sees on. Ega see ikka väga õiglane ei ole, et arstil ja arstil on 10-kordne sissetulekute vahe. Aga ma tunnustan neid arste, kes on ettevõtlikud, edasipüüdlikud ja palju teenivad.